No tere kõigile minu kanali jälgijatele. Üle hulga aja süsteeme täna ühe jutuka, mida vahel küsitakse, et vahelduseks võiks ka jutukaid tulla. Noh, ja jah, ega neid ei ole nüüd olnud ja ega neid laule ka ei ole suurt olnud, aga põhjused on erinevad. Aga täna öösel anti mulle tugev märguanne, et ma peaksin ühe ammuse loo enda elust, mis on tegelikult toimunud reaalselt, peaksin sellega lagedale tulema, kuigi ma mõtlesin, et ma sellega kunagi lagedale ei tule. Aga noh, ei anta mulle rahu, hakatakse mind painama ja selleks, et ma rahu saaks, selleks tuleks ära rääkida. Aga alustame nüüd siis algusest. Kõigepealt siis, mis on nagu vahepeal on muutunud see, et minust on saanud paruness. Ehk siis inglise keeles baroness. Ja sellel teemal ma nagu väga pikalt peatuma ei taha hakata, see on hoopis teine teema, aga lihtsalt nagu sissejuhatuseks, et ma ei ole enam Mary-Louise Eiser, ma olen nüüd baroness Mary-Louise Eiser ja nagu näete, taustal on mul seal baronessi peegel ka, mis seal vilgub ja tuletab mulle meelde, et ma nüüd olen baroness. Aga noh, see selleks, et tänase jutuka alateema on mainekujundus. Ja eks ma nüüd siis pean hakkama oma baronessi mainet ka kujundama kuidagi, aga nagu ma mainisin, sellest me täna ei räägi, täna räägime natukene teistel teemadel. Mainekujunduseks on ju erinevaid võimalusi, eks ole, seda võib ise kujundada, selle jaoks võib tellida, selleks on firmad loodud, kes võtavad ka selle eest päris tugevat pappi, eks ole, nõuavad selle eest, et su mainet kujundada. Aga minul on vedanud. Mina olen saanud kas oma mainet kas ise kujundada või on minu mainet tasuta kujundatud. Ja noh, üheks selliseks võimaluseks on skandaalid ja ühte sellisesse skandaali on mind aastaid tagasi ka kaasatud, kus ma olin nagu osaline ja tänu millele siis minu mainet ka siis kujundati ja mida ma paraku pean tunnistama, et mõningad inimesed on sellesse mainekujundusse võõraste inimeste poolt minu mainekujunduse tasuta mainekujunduse niivõrd omaks võtnud, on kujundanud sellest oma arvamuse minu suhtes ja ma tunnetan seda siiamaani paljude inimeste puhul. Nii et noh, aga asume siis asja kallale, lähme. Mul ei ole spikrit täna, et ma hakkaksin, noh, mõtlen, et öösel tuli mulle see signaal, et ma pean selle ära tegema ja ma üritan rääkida asjadest niivõrd loogilises järjekorras, kui need on toimunud, kui ka ma räägin ka siin juurde lisainformatsiooniks natukene kõrvalisi asju, mis on ka nagu, ütleme, mõningate repliikidega, mis ma siin kasutama hakkan, on võib-olla seotud. Asi toimus eelmisel sajandil, 90ndate aastate alguses, kui ma töötasin Jõgeva linna sekretärina. Kõigepealt asusin ma tööle küll RSN täitevkomitee sekretärina, aga siis toimus see üleminek omavalitsustele ja mul oli siis võimalus, au või mida iganes töötada sellel üleminekuperioodil. See oli see, nagu öeldaks, tegelikult oli see üks raskemaid perioode sellel ajal. Ühelt üleminekule, ühelt süsteemilt üleminekule omavalitsusele ja millegipärast, noh, meil oli ju siis oli ju ainult täitevkomitee esimees ja sekretär ja tehniline sekretär, 3 inimest. Ja noh, tausta informatsiooniks nii palju, et paljude inimeste arvates naised ei ole ju üldse mingid inimesed, nemad on ametnikud seal. Et me olime kunagi, see oli veel selle täitevkomitee aeg, kui me käisime Ida-Virumaal
nagu kohtumas Ida-Virumaa oma nende külanõukogude ja linnade inimestega, eks ole, muljeid vahetamas. Sisutihe päev oli ja õhtul lõppes see siis Avinurme mingisuguses baaris seal, kus siis sai natukene lõõgastuda ja siis veel päeva muljeid vahetada ja mida iganes, natukene napsutati ikka ka ja tantsulkat oli ka ja laulmist oli ka. Ja seal oli siis mitte ainult nüüd siis need külanõukogud ja need omavalitsused, vaid olid ka siis maavalitsuse esindus. Maavanemat vist tookord küll ei olnud, oli asekuberner. Oli asekuberner ja maasekretär ja siis osakondade juhatajad, mõningad. Ja kui siis pidu oli juba nagu päris üsna nagu seal maal, et võiks nagu hakata, me olime väsinud ka päev otsa, olime ühes kohas teise logistatud ja vaadanud üht, teist ja kolmandat, et me olime väsinud, et võiks hakata koju minema. Siis asekuberner oli väga pahane. Võttis mind tantsule ja ütles niimoodi, et maasekretär ütles mulle niimoodi, et peaks hakkama koju minema. Aga meie Priiduga oleme harjunud mitu päeva pidu pidama. Ja ma ei mõtlegi veel koju minna. Ma andsin bussijuhile käsu, et buss on katki. Nii, buss on katki ja me koju minna ei saa. Ja need naised, need pisikesed inimesed istuvad hommikust õhtuni oma laudade taga seal ja mõtlevad, et nad teavad maailma asjadest kõike. Nad ei tea maailma asjadest mitte midagi. Need naised, need pisikesed inimesed. See on mulle siiamaani meeles. Ma ei mäleta, mis lugu see oli, mille järgi me tantsisime, aga see on mul siiamaani meeles, kuidas asekuberner mainis, et naised, need pisikesed inimesed. Nad ei tea mitte midagi. No nii, bussijuhile anti korraldus, buss katki. See korraldus tühistati kellegi teise poolt, et me ikkagi sõitsime koju lõpuks. Aga see selleks, et võt siit, miks ma seda rääkisin seda selleks, et paljude arvates on need naised, need pisikesed inimesed ja need sekretärid, kes on enamuses, on naised. Neile ei pöörata piisavalt tähelepanu. Et võt need mehed on need asjaajad ja tegijad. Tegelikult olid ju need sekretärid, need, kes neid mehi juhendasid, neile nõu andsid ja mida iganes, sellepärast, et ega nemad ju ei tea, nad tulevad ei tea kust, aga sekretärid olid need, kes pidid teadma seadusi, kes pidid nagu kõike teadma ja korraldama kõike seda elu seal. Aga ega neid ei väärtustata ju. Siiamaani, ma ei mäleta, et mind oleks kunagi mingisugusele linnaüritusele kutsutud, et ma olen ka nagu mingi asjaosaline olnud, isegi kui see üleminekuperiood, seal oli ju suur osa, oli just ju sekretäride töö, see kirjade kirjutamine ja suhtlemine ja see selleks. Ja ega me elame ilma selleta ka ära, et me oleme naised ja pisikesed inimesed ja las need suured inimesed siis pühitsevad ja tähistavad. No nii, et see selleks ja järgmine etapp sellest oli selline, et sai sõlmitud sõprussidemed Soome Keuru linnaga. Jõgeva linna ja see Keuru vaheline sõprus nagu, ja me käisime seda lepingut sõlmima seal maikuu alguses Keurus koha peal. Ja see kujunes siis jälle selliseks, et algus olid nagu läbirääkimised, et mis sinna lepingusse kirja panna ja nii edasi ja siis suured mehed, ülemused, need läksid siis poodi ja siis see pisikene, see naine, see pisikene inimene, see pidi jääma siis sinna Keuru linnavalitsusse õhtul koos sealse linnasekretäriga, kes oli paraku meesterahvas küll pidime meie jääma siis sinna pikapäevarühma ette valmistama siis järgmiseks päevaks seda lepingut. See oli vaja siis ka tõlkida ju et oleks siis soomekeelne ja eestikeelne, see oli vaja tõlkida, siis trükkida ja me siis tegime seda tööd seal õhtul kaunis pimed. Aga kuigi palju ikkagi oli, teised läksid ju poodi ja poodidesse ja shoppama ja mina pidin siis istuma seal. See selleks. Ega ma sellepärast nüüd ka millestki väga suurest ilma ei jäänud, on ju. Ja järgmine päev siis allkirjastati see leping ja sellel esmasel lepingul on siis nii minu kui ka siis selle linnapea allkirja, eks ole. Et ma ei saa öelda, et ma siis nii väga pisikene inimene oleksin.
kes viitsib ja tahab vaadata, siis otsige välja need esimesed lepingud. Nii on nii Keuru kui ka hiljem sõlmiti Rootsi Karlstadiga leping, ka nendel mõlematel on minu allkirjad olemas. Tollal me ei olnud, ma küll baroness olin ma lainemennik, et tollal ei olnud mul veel seda, ei olnud mul nii uhkeid nimesid, nagu mul praegu on. Nii, ja tasapisi jõuame nüüd siis sinna, et Keuruga olime sõprussidemed sõlmitud, meil tekkisid head kontaktid, väga head kontaktid ja siis otsustasid Keuru linna, ma ei tea, kes seal täpselt otsustas, et nad annavad Jõgeva linna haiglale, annavad meditsiinilist abi. Ja see oli 30 000 Soome marga väärtuses tol ajal. Ja see toimetati siis Jõgevale, et see oli siis oli ette nähtud nende poolt sihtasutusena sihituna siis Jõgeva haiglale. Aga kuna haigla peaarst oli vist tol nädalavahetusel kuskil ära, nii et need kohtumised toimusid siis Soome sõprussideme nagu linnavalitsuses meil seal. Ja seal see 30 000 marka oli siis 4 kasti iseenesest. Oli 4 pappkasti sisse, mis olid siis teipidega kinni pandud ja need asetati siis minu kabinetti. Mida ma tolleks hetkeks juba jagasin, kuna siis oli omavalitsus, mida ma tolleks hetkeks juba jagasin siis tollase sotsiaalnõunikuga, sest inimesi hakati järjest juurde, funktsioone tuli juurde, inimesi võeti juurde, aga ruume veel tol hetkel veel juures ei olnud, nii et me pidime kabinette jagama. Ja mina jagasin oma kabinette siis tol hetkel sotsiaalnõunikuga. Ja need 4 kasti olid siis seal nädalavahetusel, toimetati siis minu kabinetti, need jäid siis ootama esmaspäeva, et esmaspäeval antakse need siis üle haiglale. Esmaspäeva hommikul teatas linnapea mulle, et me ei anna neid haiglale üle, kuna tema ei usalda tollast haigla peaarsti ja need ei lähe abivajajateni, vaid need, ma ei tea, kuhu tema arvates siis need oleks pandud, parseldatakse maa või mis nendega juhtub. Ühesõnaga, tema keeldus neid haiglale üle andmast, kuna tema ei usalda haigla peaarsti. Nii. Mina kui juriidilise haridusega inimene, mina tegin talle teatavaks, et kuna see ei ole meile antud mitte linnavalitsusele kingituseks meie äranägemise järgi toimimiseks, vaid see on antud haiglale, siis meie ei saa seda, ja tema ettepanek, linnapea ettepanek oli niimoodi, et me ei anna neid haiglale, vaid me paneme müüki. Me müüme need ravimid maha. Ma ütlesin, et meie ei saa neid maha müüa, me ei saa sellest tulu teha. Meil peab olema selleks annetaja või kinkija nõusolek. Ja mina seda küll küsima ei hakka, sest see on annetatud haiglale ja kui sa tahad, siis küsi ise ja pöördu ise sellega. Ei, tema surus seda ikka läbi ja ma nägin, et kuidas tahetakse seda asja läbi suruda. Ja ma pöördusin, meil oli selline komisjon nagu tarbijakaitsekomisjon, ja ma pöördusin selle komisjoni esimehe poole, et meil on selline, kes oli paraku politseis abiprefekt tollel oma ameti poolest. Aga ta oli siis linnavalitsuse linnavolinik ja selle komisjoni esimees. Ja me sotsiaalnõunikuga siis arutasime, et mida me teeme, me ei saa ju kätt ette panna, aga me ei saa lasta ka selles mõttes seadust rikkuda, eks ole. Ja me pöördusime siis, mina helistasin siis sellele komisjoni esimehele ja ütlesin, milles probleem on. Ja tema ütles, et okei, see oli esmaspäeval, et okei, et reede hommikul ma võtan komisjoni kokku ja tuleme siis kokku ja võtame siis kõik linnapea ja siis arutame, mis me siis teeme. Et reedeni on veel aega. Nii. Mõnes mõttes raunes see siis sendeks päevadeks natukene maha. Ja kui ma reede hommikul siis läksin tööle, istusin oma laua taha mõned minutid enne kella 8, olin ma esimene sotsiaalnõunik ei olnud veel tulnud, see tuli paari minuti pärast. Ja istusin oma laua taha maha ja mul jäi pilk nende kastide peale, mis olid mul külje peale sinna. Et kui need teibid olid, kui kastid olid kinni olid teibitud, siis need kuskilt mingisugust pragu ega midagi ei olnud näha. Aga siis ma märkasin, et ühel kastil on seal teibi ja kasti vahel on mingisugune pragu tekkinud. Ja peagi tuli siis see sotsiaalnõunik ka ja hakkasime siis neid kaste uurima, siis selgus, et 2 kasti oli lahti võetud.
Meie ei hakanud sinna sisse enam vaatama, inventuuri tegema, et mis seal siis oli, ja avastasime, et 2 kasti on lahti võetud. Ja 2 kasti olid kinnised. See tähendab, aga õhtul olid nad veel kinnised. Ei olnud, õhtul me ei märganud midagi. Et see oli nagu reede hommikul, kui siis see komisjon pidi kokku tulema ja otsustama. Nii. Selle peale helistasin ma linnapea, ei olnud veel ka tööle tulnud, abilinnapea ka veel mitte, see tuli ka natuke mingi pool tundi hiljem. Ja helistasin ma uuesti sellele komisjoni esimehele ja ütlesin, et nüüd on selline asi, et su komisjon pidi täna kokku tulema ja otsustama, mis nendest ravimitest saab, aga me tulime täna hommikul tööle ja avastasime sotsiaalnõunikuga nüüd, et 2 kasti on lahti võetud. Et teadmiseks sulle. Ja tema ütles selle peale mulle niimoodi, et hästi, et sa mulle teatasid, et ma mõtlen siis, mida teha. Mina helistasin talle kui komisjoni esimehele ja teatasin hetkeolukorda, et mida me avastasime, et 2 kasti on lahti võetud ja inventuuri me ei teinud, nagu ma mainisin. Poole tunni pärast marssis uksest sisse politsei ekspert oma kohver käes, kes ütles, et teda saadeti koha peale vaatlema üle sündmuskohta, kuna on algatatud ametlik uurimine ja ametlik asi, eks ole, et teda saadeti seda paika üle vaatama. See on oluline punkt selle asja juures, sest mina ei helistanud sellele komisjoni esimehele, kes oli ka politsei abiprefekt, selle mõttega, et mingisugune ametlik uurimine algatada või mingisugune ametlik case, vargus või ma ei tea, mida iganes, eks ole, sel hetkel. Et mina helistasin kui komisjoni esimehele ja tema otsustas, kuna ta oli politseis kõrgel juhtival kohal, tema otsustas algatada selle, mis aga pandi hiljem minule kõige suuremaks süüks, et mina helistasin ja kaebasin ja palusin algatada selle kriminaalasja, varguse loo. Nii. Ekspert tuli kohale, vaatas siis need kastid üle. Kastides, ma ei mäleta, kas kastides oli nimekiri, aga kastid olid minu kabinetis. Aga nimekiri, mis mingis kastis on, iga kasti kohta oli ka nimekiri. Need nimekirjad olid linnapea kabinetis, linnapea sahtlis. Ja mina ei olnud neid vaadanud, polnud nagu aegagi, eks ole, ja ei olnud nagu huvi ka selle asja vastu. No nii, ja siis tuli juba abilinnapea, kes oli siis ka nagu, kui see politsei ekspert oli juba seal koha peal, tuli abilinnapea kohale ja selgus ühesõnaga siuke paha lugu, eks ole, no mis nüüd saab, eks ole. Siukene värk, aga mis nüüd edasi saab, siis linnapea helistas mingil hetkel, ütles, et see oli vist eelmine õhtu siis natukene pidu pannud, ütles, et ma tööle ei tule ja kui ma talle siis ütlesin, et meil on praegu selline olukord, et täna hommikul tööle tulles ma avastasin, et 2 kasti on lahti võetud, helistasin komisjoni esimehele, kes pidi täna seda kõik pidime koos otsustama, mida siis sellega teha on ju. Ja tema saatis kohale politsei eksperdi, kes on praegu siis siin ja toimetab seda ülevaatust, nii-öelda kuriteopaiga ülevaatust. Selle peale siis tuli linnapea ka natukene hiljem kohale sinna, eks ole. No nii, aga see oli reedene päev, kaunis siukene, nädalavahetusele vastu minna selliste segaste asjadega ja siis ei teadnud veel keegi suurt midagi. Aga fakt on see, et abilinnapea ja mina andsin muidugi oma ütluse, nii palju kui mina oskasin anda, andis oma ütlusega sotsiaalnõunik, nii palju kui tema siis, me koos avastasime seda, eks ole. Ja esmaspäeva hommikul teatas mulle siis abilinnapea selliselt, et jah, ma tean, et sa ei ole milleski süüdi, aga ma ei saa kahjuks sind toetada, mitte millegagi. Need sündmused, mis nüüd hakkavad aset leidma. Selle taustaks ütlen ma seda, et kui aselinnapea asendas linnapead puhkuse ajal,
siis ta avastas, et linnapea on ostnud Venemaalt metalli. Ja see metall seisab kuskil seal, ma ei tea, mis laos ta seisis kusagil, kas ta oli, no ma ei tea, mingi asutuse lao territooriumil. Ja tema sai sellest siis nagu idee, et temal olid ka jälle omakorda tuttavad ja tema müüs tagaselja siis seda metalli nüüd maha ja tellis Venemaalt uut metalli juurde. Kuna hakati nagu helistama see firma, kes siis nagu meile seda müüs, eks ole, see helistas ja pakkus juurde, tema tellis juurde ja müüs otsast seda maha. Ja kui need linnapea puhkuselt tagasi tuli, siis küsis minu käest, et mis inimesed siin helistavad mulle, kahtlased inimesed ja mingid metalli tahavad osta ja mina ütlesin, et mina ei tea sellest midagi, rääkige omavahel need asjad sirgeks. Ja nüüd siis toimus selline asi, et kuna abilinnapea oli siis nüüd jäänud linnapea tagaselja müüs metalli, mida linnapea ei teadnud, siis ühesõnaga esitati ta nurka, et kui sa nüüd toetad seda olukorda, mis praegu on toimunud ja minu poolele üle ei tule, siis tuleb lagedale see metallivärk ka. Ja selleks, et sellest loost ennast nagu puhtalt välja lasta tulla, et sealt ei tekiks uut jama, siis keerati nendele naistele, nendele pisikestele inimestele keerati selg ja mehed hakkasid suuri asju ajama. Milleks linnavalitsusel oli vaja metalli, seda mina ei tea. Võib-olla mehed, need suured inimesed oskavad seletada, aga selline asi toimis ja toimus. Järgnes siis sellele see lugu, et siis hakati mind avalikult ühesõnaga kiusama. Siis hakati esitama minu kohta süüdistusi, et näe, milline alatu inimene, ise varastab, ise teeb ja näitab nüüd näpuga teiste peale. Mina ei näidanud näpuga mitte kellegi peale. Mina ütlesin ainult nii palju, kui mina teadsin. Ja kuna me olime teisel korrusel ja alumisel korrusel oli üks teine firma ja nemad olid vahel seal ööpäeva ringselt tööl, siis nemad informeerisid, kui nad nüüd kuulsid, et selline asi on linnavalitsuses toimunud, siis nemad informeerisid meid nüüd omakorda sellega, et aga me nägime linnapea käis eile õhtul linnavalitsuses õhtul hilja seal. Ja võt selle info andsime meie edasi, et linnapea käis õhtul linnavalitsuses. Muud infot meile anda ei olnud. Aga see oli jälle minu suur viga. Et mina olevat näpuga justkui tema peale näidanud. Ma ei näidanud ju. Ma lihtsalt ütlesin nii palju, kui mulle oli teatavaks saanud olukord. Ja nii palju, kui mina andsin tol korral selgitusi, hiljem ei kutsutud mind mitte kusagile üle kuulamisele ega ei nõutud enam minu käest mingeid selgitusi. Küll aga ma kuulsin, kui alatu inimene ma olen ja kuidas ma nüüd teen nii ja naa. See asi kestis esialgu kuskil nädal aega ja siis suure survega siis viidi need ravimid haiglale siiski, need mis alles olid, need anti haiglale üle ja need, mis puudu olid, need viidi ka spordikotiga. Viidi haiglale, linnapea viis need isiklikult viis haiglasse ja andis sellele haigla peaarstile üle. Ja väitis, et mingi naishääl olevat temale helistanud ja öelnud, kus need ravimid selle spordikotiga on. Ja et mine võta need sealt ära ja mine vii sinna ja tema lihtsalt täitis selle naishääle käsku ja võttis need ravimid sealt ja viis haiglasse üle, nii nagu temal oli telefonidel juhtnöörde antud selle naishääle poolt. Ilus lugu ju. Kes see naishääl oli, no keegi ei tea. Ja millegipärast hakati minu peale näpuga näitama, et mina olin see, kes varastas. Ja siis helistasin linna peale. Ja ütlesin, et mine nüüd võtta ära, et ise ei julgenud viia neid sinna ja nii edasi. Kui me tegime nimekirja, mis ravimid sealt puudu olid, siis olid sealt puudu suuresti, oli sealt võetud südame ja suhkruhaiguse suunitlusega ravimeid. Ja need mõlemad haigusjuhtumid olid paraku linnapea perekonnas olemas.
sellega justkui oleks võinud ju see asi lõppeda, aga kuna see komisjoni esimees otsustas asja ametlikuks ajada ja kui asi oli juba ametlikult nagu algatatud, siis ei saadud ju seda lõpetada ka. Ja siis hakkas asi käima mööda komisjoni, mööda prokuratuure, siis hakkas linnapea käima väga sageli reedeti Tallinnas, ütles, et ma lähen Linnade Liitu. Noh, Linnade Liidus oli või käia ja noh, käidi seal, aeti asju ja siis ükskord helistati Linnade Liidust ja mina trehvasin telefoni vastu võtma ja öeldi, et kas linnapea, ma ütlesin, et ei ole, et linnapeale on Linnade Liidus täna, et täna on ju reedene päev ja ta käib ju peaaegu iga pea, noh, üle reedeti või kuidas ta käis seal kaunis tihti. Et ei, aga me ei ole teda ammu näinud. Ta ei ole ammu Linnade Liidus käinud. Et kui te juhtute, kui ta nüüd tagasi tuleb, siis mainige talle, öelge talle, et ta tuleks Linnade Liitu, sest meil on vaja temaga rääkida, üht-teist arutada. Et me tahame teda ikkagi näha. No nii. Jälle ma trehvasin valele telefonile vastama. Linnapea tuli siis tööle ja siis ma teadsin talle, et kuule, et sa käid seal Linnade Liidus, aga nüüd Linnade Liidust helistati, et sa ei ole seal käinud. Ja nad tahavad, et sa sinna läheksid. Kuna minul olid prokuratuuris oma koputajad, siis hakkas see minu koputaja mulle informatsiooni jagama, et need käimised seal Linnade Liidus olid siis seotud sellega, kui see toimik käis Jõgeva ja Tallinna prokuratuuri vahel. Ja kui see toimik oli Tallinna prokuratuuris, siis oli linnapeale Linnade Liitu asja. Kui toimik oli Jõgeval, siis tal ei olnud siin asja. Nii. Aga Jõgeval siis selle uurijaga toimetati siis ka neid uurimisi ja küsitlusi ja mida iganes see läbi viidi. No see info jõudis ka kõik minuni. Aga ma ei läinud seda kuskil kuulutama. Nüüd kuulutan. Ja tulemuseks oli jah siis see, et mind hakati taga kiusama. Mind hakati ignoreerima. Paljud hakkasid minu peale viltu vaatama. Mulle halvasti ütlema. See mõjus mulle selliselt, et mul ei olnud südamega korras enam lood. Ja ma olin sunnitud haiguslehele minema. Mu perearst ei tahtnud seda ka alguses uskuda, aga kui ta EKG tulemused ära nägi, siis ta ütles, et jah, ei noh, mul tuleb uskuda neid tulemusi ja tuleb sulle ravi määrata. Ja ma olin siis 6 aega juba nagu seda ravi saanud, kui ma siis läksin seda ühte haiguslehte siis nagu linnavalitsusse ära viima. Et noh, uus leht anti mulle ja kuna linnapea siis kuulis, et ma olin seal, ta juhtus tööl olema. Ma ei tahtnud teda küll ise külastada, aga siis ta õikas, et tule minu juurest läbi. No ma läksin siis sinna. Ja siis öeldi mulle ultimaatum, et ma pean lahkumisavalduse kirjutama. Ma ütlesin, ma ei kavatse kirjutada. Ma ei ole midagi valesti teinud. Noh, kui sa ise vabatahtlikult seda lahkumisavaldust ei kirjuta, siis millal sa tööle tuled, et siis me laseme su lahti. Ma ütlesin, millega te mind lahti lasete? Aga me kutsume sulle revisjoni ja küll me siis leiame sulle midagi. Ma ütlesin selle peale talle niimoodi, et aga mul just käis enne seda revisjon, kui sina olid puhkusel. Maavalitsuse revisjon käis minu tööd kontrollimas ja nad ei avastanud mitte midagi. Ja nüüd oleme 6 aega puhkusel olnud ja selle aja eest ma ei vastuta, mis siin toimunud on. Nii, mitte puhkusel, vaid haiguslehel olnud on ju. Et kui te nüüd midagi avastate, siis ta ütles mulle, siis oli talongimajandus ju, siis ta ütles ju mulle niimoodi, et noh, kui me muud ei leia, siis me leiame kas või seda, et sa oled talonge jaganud siin väljaspool seda, kui on ühesõnaga need talongid on nagu kehtivuse kaotanud, et iga kuu lõpus need talongid, mis olid nagu välja jagamata inimestele, me pidime teatud talongidel lõikama ära need, noh, mis olid nagu, ütleme, juunikuu oli läbi ja seal oli inimene ei olnud välja võtnud talongist, me pidime juunikuu talongid ära lõikama ja kui ta tuli juulis järgi, siis andsime talle alates juulis, kui ta tulnud ka juulis, lõikasime need ära. Aga need talongid, mis me ära lõikasime, need me pidime ära hävitama. Aga siis iga kuu lõpus tuli linnapea, ütles mulle niimoodi, et noh, põhiliselt oli see pesupulbri ja alkoholi talongid siis, mida mul anti siis korraldus, et tuleb see ülemus ja tuleb see ülemus ja sellele annad nii palju talonge ja sellele annad nii palju talonge. Aga ma panin kõik kirja. Kelle korraldusel, kui palju ma talonge pidin jagama, siis ma talle ütlesin, et hea küll, mul on märkpik selle kohta ma pean märkpikku selle kohta, kellele sa oled käskinud neid talonge jagada. Nii.
Asi läks meil kaunis teravaks niimoodi, et kui ma siis sealt noh, päris kõvasti läks ütlemiseks, parim kaitse on ju rünnak, eks ole, ta üritas mind rünnata, arvestades, et mu süda on haige, et äkki ma saan kohe infarkti ja suren seal kohe seal kabinetis ära ja see on üks mure lahti on ju. Aga noh, ma üritasin ikkagi talle vastu hakata ka ja siis, kui ma talle lõpuks ütlesin niimoodi, et tead, et mul on sinust isegi kahju, et sa ise ei ole selline. Aga sa oled täielikult oma naise ohver ja käpa all. Ja selle peale ei osanud ta enam mulle mitte midagi öelda. Selle peal oli ta täiesti vait, tõmbas sõrmega mööda lauda ainult ja oli vait. Selle peale ma tulin kabinetist välja ja kui ma kabinetist välja tulin, siis seal vahekabinetis istus meil tehniline sekretär, siis see, kuna lärm oli seal päris suur, siis see sõna otseses mõttes värises nagu haavaleht laua taga, silmnähtavalt. Nii, siis, aga see oli kõik, see oli nagu suveaeg ja siis meil tekkis võimalus linnavalitsusele uued ruumid saada sinna, kus nad praegu asuvad. Ja siis osteti mööblit, et uutesse ruumidesse. Ja ma juhtusin, see tehniline sekretär oli puhkusel või kuskil ära, nii et tol päeval just kui see arve tuli, siis juhtusin mina olema seal, nagu pidin siis nagu teda ka asendama. Nägin seda arvet ja vaatasin, mis seal siis peal oli. Ja selle arve esitajaks oli linnapea abikaasa, FIE või ma ei mäleta enam, mis ta tol ajal oli ta OÜ või oli ta FIE, ühesõnaga tema müüs siis linnavalitsusele seda mööblit. Ja noh, kõik ilus, eks ole, tuleb uued ruumid, uus mööbel, okidoki ju, nii. Ja kui minul siis sai haigusleht läbi või olin ma veel haiguslehel, ma ei mäleta, siis helistas ja linnavalitsus hakkas tasapisi kolima. Ja siis helistas mulle majandusspetsialist, et kuule, et tule siit läbi, et tule vali endale välja, mis mööblit sa oma kabinetti tahad. Et kõigile jagu, eks ole. Mina ütlesin, et mida nagu jagu, et seal arve peal oli ju, ma ise ju nägin seda arvet, seal oli 3 kabinetti ja siis oli neid kirjutuslaudu ju nii palju, et kabinetid olid Kompa vist nimi oli, ta oli igavene uhke nimi oli, et 3 kabinetti. Ta ütles, et ei ole üks kabinet ainult ongi. Ja ülejäänud on kõik kirjutuslauad, ainult muud midagi. Nii. Noh, läksin ma siis koha peale, valisin ma siis omale sealt midagi välja, ikkagi sain ja ega ma siis jäänud süda rahu. Et kuidas on see võimalik, eks ole, ja need kabinetid olid kallid. See kabinet oli ikka väga kallis. Ja siis ma võtsin ühendust selle tehasega. Et mis kuulub siis sinna kabineti koosseisu, et teil on toodata sellist kompleks Kompa, eks ole, et mis kuulub selle kabineti koosseisu. Selle peale öeldi mulle niimoodi, et eks see ei olegi kabinet, see on kirjutuslaud. Kuna nimi oli ilus uhk, eks ole, siis müüdi meile see justkui kompleks ja müüdi 4-kordse hinnaga. Ega see ei ole ju korruptsioon, ei ole. Selle peale läks mul jälle natukene kops üle maksa, sest mind kiusati ikka väga palju takka ja ma võtsin siis selle arveraamatu pidamisest välja ja läksin siis sellega sinna nimekirja, mis ma siis mõtlesin, kas tehases, et kas te annaksite mulle kirjalikult selle kinnituse selle kohta, millest see kompleks Kompa nagu koosneb ja selle maksumuse, eks ole, et ma saan need kõrvuti panna. Ja siis ma läksin sellega majanduspolitseisse isiklikult. Aga seal öeldi mulle niimoodi, et siin ei ole mingi korruptsiooniga mitte, ei hakatud isegi tutvuma nende dokumentidega, sest minu maine oli juba nii ära kujundatud, et ühesõnaga kõik, mis ma teen ja kõik, mis ma räägin ja see on kõik täielik jama. Noh, jäägu see igaühe enda otsustada. Mina räägin ausalt, mis toimus. Ja nii see oli. Ja see teab seda ka tollane pearaamatupidaja, kes täpselt samuti oli väga imestunud selle üle. Ja midagi polegi nagu öelda. Aga minu tagakiusamine ja läks järjest hullemaks, eks ole, ja ignoreerimine ja nii edasi. Lõpuks ma andsin alla ja ma tulin sealt ise ära.
selleks, et jah, ma sain küll vahepeal tervemaks aga kui ma nägin, et see olukord, see õhkkond juba iseenesest oli veel raskem ja hullem, no ei ole võimalik selliselt töötada, et tulin ära. Ja nüüd takkajärgi võin ma öelda, et mitte miski ei toimu siin ilma põhjuseta. Ja see, mis toimus, mul oli tervis oli halb, eks ole, ja kõik ja need emotsionaalsed üleelamised ja kõik see, aga kui seda poleks toimunud, võib-olla ma istuksin siiamaani seal tooli peal. Aga tänu sellele, et minu maine kujundati selliseks, et noh, ma olin üks hirmsamaid inimesi seal Jõgeva linnas ja ma tulin sealt ära, siis tänu sellele on mul olnud võimalus töötada nii mitmeski teises Eesti omavalitsuses, erinevates piirkondades. Ilma selleta ma poleks sinna sattunud ja takkajärgi ma olen sellele kõigele tänulik. Nendele mainekujundajatele suur aitäh teile, et te selle töö tegite. Sest tänu sellele oli mul võimalus elus edasi liikuda, teistes omavalitsustes näha, tutvuda uute inimestega, uute olukordadega, aidata teisi inimesi. Teistes omavalitsustes. Ja mainet kujundati mul hiljem ka ja kui sellest ravimite varguse lugu isegi ju kajastati raadios ja televisioonis, seal nimesid küll ei mainitud, aga siuke asi toimus, jooksis see ka ju sealt läbi. Ja hiljem on siis, kui ma teistes omavalitsustes seal olin, siis on mind isegi nimetatud raudse käega leediks. Et nüüd läks siis see raudse käega leedi sinna omavalitsusse. Nüüd hakkavad siis seal omavalitsuses toimuma suured muutused ja hakatakse kordama elu oma. Nii palju veel, et üks volikogu istung, kus siis olid volinikud, olid siis kõik linnavolinikud olid siis kõik, see oli veel väga kuum hetk tol ajal. Meil teemad olid hoopis midagi muud, kui istungi alguses hakati mind ründama. Justkui see päevakord, mis oli esitatud, see oli justkui nullitud ja siis hakati mind ründama ja mind süüdistama absoluutselt kõiges, mis oli absoluutselt ootamatu. Aga nad olid selle hästi ette valmistanud. Parim kaitse on ju rünnak. Nii. Ja see mõjus mulle ikka selliselt, et ma ei osanud seisukohta võtta, ma hakkasin lihtsalt nutma. Selle peale tõusis abilinnapea püsti ja ütles niimoodi, et jätame Laine rahule. Sest tema viga on see, et ta on aus. Ta on liiga aus. Võt see oli ootamatu ütlemine tema poolt. Õiglane, ma leian. Ja andis mulle ikkagi natukene tol hetkel jõudu, et ma selle päevaga sain edasi minna. Ja selle päevakorra lõpetamine siis lõpetati ära ja minu kallal nokkimine lõpetati ära ja mindi siis ikkagi selle õige päevakorra kallale. Nii, nüüd lähme siis sinnani, et ma tulin siis sealt linnavalitsust ära ja olin mõnda aega siis kodus, kui ma siis leidsin endale uue koha, kuhu ma siis maapotsatasin ja sain ennast nagu edasi nagu öeldakse, oma võimed proovile panna ja ennast tõestada jällegi. Nii. Ja 7 aastat olime me siis nagu öeldakse nagu linna suurimad vihavaenlased. Et me ei olnud isegi tere teineteisele, kui me juhtusime nagu kokku saama, siis nagu tere ei tulnud ka kusagilt. Ja siis pärast 7 aastat, see oli see üks kas oli 26 või 27 detsember, see võis olla 27 detsember, pärast jõule helises mul kodus lauatelefon. Ma vaatasin telekat, emaga vaatasime telekat ja helises telefon ja helistajaks ei olnud keegi muu kui too linnapea. Aga ma olin linnapealt kuulnud küla uudistest, et tal olevat tervis natukene viletsavõitu ja nii edasi. Ja tema ütles siis mulle seda, et ega sa seda kõnet vist nüüd ei oodanud küll. Ma ütlesin, et ega jah, nagu, et tead, mul on väga vaja sinuga rääkida.
et mis sa teed, et kas sul oleks võimalik täna õhtul välja tulla, see oli üks argipäeva õhtu veel, kas esmaspäev või teisipäev või no peale jõule igal juhul. Ja et kui sul oleks võimalik, et tule täna õhtu, et saame siis seal Löövenis kokku, et ma tulen sulle poole tee peale vastu, aga ma tean, kust kaudu sa linna käid, eks ole, ja ma tulen sulle poole tee peale vastu. Ja mina naiivitar ja lollikene arvasin, et inimene sest ma olin kuulnud, et ta natukene tõbine ja arvasin, et ta on, et äkki tahab mu käest nüüd andeks paluda selle eest, et ta mind on asjatult nagu kõigesse kiskunud ja minu mainet selliselt kujundanud, et väga paljud kõrgematel ametipostidel inimesed ikkagi uskusid seda, mida ikkagi ülemused rääkisid. Sest minuga ei tulnud ju keegi rääkima, lihtsalt kui sa ikka hästi räägid, siis nii ongi ju. Ja ma ei läinud kuskile kellegi juurde, nagu ei hakanud tagasi lükkama, aga tuuleveskitega pole ju mõtet võidelda. Nii. Ja eks ma siis naiivitar arvasin, et nüüd ta tahab andeks paluda minu käest. No nii. Läksin mina, siis tuligi tema mulle siis poole tee peale vastu ja siis ma sain aru, et ta oli nagu natuke lõhnastatud selles mõttes, et mitte parfüümidega, vaid nagu seespidiselt oli midagi natuke kangemat kraami panustatud, et ta oli nagu natukene ei olnud päris kaine. Aga hea küll, ega ma tagasi minna ei saanud, kui mul oli juba olin lubanud, et siis lähme siis istume sinna Löövenisse ja läksime siis Löövenisse ja seal oli üks maavalitsuse osakond pidas oma hilinenud jõulupidu. Ju nad siis enne jõulu ei olnud saanud või ei olnud ruume või ühesõnaga üks väike osakond pidas siis oma pidu seal ja ega seal ei olnudki rohkem inimesi. Meid vaadati kaunis naljakalt, et linna 2 suurimat vaenlast. Tulevad nüüd siia Löövenisse. Gentleman ostis mulle veini ja veini ostis ja siis ajasime juttu ja siis ta ütles, et mul on väga vaja sinuga rääkida. Ma ütlesin, et oota, millest sa siis tahad rääkida? Ja siis ta ütles mulle, vabandust, et homme kirjutatakse minu nimele üks talu. Ja ülehomme lahutan ma oma naisest ära. Ja ma olen jälle vaba mees. Ja mul on naist vaja, esiteks. Ja teiseks tahan ma alustada oma äri, millest ta mulle ka rääkis, seda ma ei hakka siin täna pikalt arutama, aga ütlema, mis äri ta asutada tahtis ja kus kohas, aga ideed ladus ta mulle lagedale, et mul on vaja inimest, keda ma saan 100% usaldada, kellega seda äri ajada ja endale ausat naist saada. Ma ütlesin, et ma vist ei kuulnud hästi. Et ma arvasin, et kas me alustaks äkki sellest, mis aastaid tagasi toimus, et äkki sa hakkaksid vabandama kõigepealt selle eest ja siis hakkame edasi rääkima. Selle peale ütles ta mulle järgmised sõnad. Vot sel teemal räägime me teises kohas ja tekki all. Ma ei hakanud skandaali korraldama, et oleks demonstratiivselt püsti tõusnud ja tulema tulnud, siis mul ei ole see kombeks. Ma manasin näole naeratuse ja üritasin siis olukorraga leppida ja vaadata, mis siis edasi saab. Ega ma ei pressi ju kellegi käest mingeid vabandusi vägisi välja, kui sealt ei tule, on ju. Ja kui mulle öeldi teine koht ja tekki all, siis see teist kohta ei ole ja tekki alla jääb ammuga mitte minemata. Ja kui ma siis talle ütlesin, et oota, et kuidas sa nüüd ütled mulle, et sa usaldad mind. Ta ütles, et jah, sa oled ainus inimene minu tutvusringkonnas, kelle ma olen läbi mõelnud, keda ma saan 150% usaldada. Sul on ju poeg ja pojapere. Neid ma ei saa usaldada äri tegemisega, naist oli tal ju ka vaja, eks ole. Ja poega nagu naiseks ei kusi või poja naist ka mitte, et poja käest naist üle lööma ei hakka. Aga esmatähtis oli tal siis jah, see nagu äri asutamine ja siis tahtis minuga, jällegi oli mul oli hea seda kuulda, eks ole, et inimene nüüd tuleb ja tunnistab, et ta usaldab mind, eks ole.
et ma ei ole midagi valesti teinud. Aga sellest ebaõiglusest, mida ta minu vastu oli nagu suunanud ja mis ta tegi, eks ole. Jah, ma ütlen küll, et mitte oma algatuslikult, seal olid need niiditõmbajad, olid teised inimesed. Et ühtpidi oli hea kuulda, aga teistpidi olin ma enda peale vihane, et no, olen mina ikka lollikene. Oli mul siis nüüd vaja sinna minna, eks ole, aga kuna me juba väljas olime, muusika mängis ka, siis ta palus mind tantsule. No läksime siis sussi sahistama, siis ta ütleb mulle niimoodi, et sa vaata, kuidas see maavalitsuse osakonna töötajad, kuidas nad meid vaatavad. Ma ütlesin, jaa, ma näen, jah. Kas sa kujutad nüüd ette, millised jutud tulevad linna peal? Et linna 2 suurimat vaenlast on täna õhtul siin koos, joovad veini, tansivad, naeratavad üks ühele näkku. Kas sa kujutad ette, millised jutud nüüd linna peal tulevad? Ma ütlesin, kujutan küll. Aga mitte keegi ei usu neid. Sellepärast, et ainult need, kes täna siin kohal on ja oma silmaga näevad, vaata, nemad usuvad. Aga need, kellele räägitakse, vaata, neid on juba raske selles veenda. Arvad või? Ma arvan, jah. Noh, mina ei tea, mis jutud siis linna pealt tekkisid või mis värgid siis seal olid. Aga noh, iga pidu saab ükskord otsa. Ja noh, hakkasime siis meiega koju minema, tema siis on mingi džentelmeni ja tema siis, mina ei lubanud talle muidu mitte midagi. Et see, et ma sulle naiseks hakkan, no jääb ära, eks ole, ja noh, äri ajama, ma ütlesin, et noh, ühesõnaga mingid lubadusi ma ei jaganud, eks ma olin ka natuke napsu võtnud ja siis tema saadab mind siis koju. Saatis mind siis ilusti koju, gentleman missugune on ju. Saatis mind siis värava peale ja siis võttis värava peal siis võttis siis mütsi peast ära, sest talvine jõuluaeg oli, eks ole, külm oli, lund oli ka maas. Võttis mütsi peast ära ja siis suudles mind. No mats mees ei ole, ikka müts peas ei suudle, daami. See kõik oli ootamatult, ma ei saanud isegi vastu hakata. Aga käis nii kähku, on ju. Ja no eks ma siis, aga ega ma siis ennast enam, siis kui ta järgmine kord mulle helistas, ma helistan sulle paari päeva pärast uuesti, et kui ma olen nagu, noh, mul nüüd on kiired päevad, et see talu kirjutamine ja notarisse vaja minna ja siis see lahutusvärk ja et ma võtan suka siis aasta alguses uuesti ühendust, et sa mõtle siis nüüd nii kaua selle aja peale. Aga ega ma enam ei vasta nüüd ja ega ma enam iga kord, kui ta helistas, ma lasin emal, noh, kui keegi helistas, ma lasin emal telefoni võtta ja võt siis ma lasin küll valetada, et mind ei ole ja nii edasi, no hakkasin vältima. Noh, hiljem jah, kui ma kuulsin, kui tal tõesti tervis nagu oli viletsamaks läinud ja kui ta haiglas oli ja üks mu kolleegidest teda seal vaatamas käis, siis ta olevat maininud, et tahaks, et ma ka lähen, mõtlesin, et ei, mina ei lähe teda vaatama, et tal oli võimalus minu käest andeks paluda. Aga ta ütles, et teises kohas ja tekki all ja noh, ma sinna haiglasse temaga tekki alla küll pugema ei hakka. Jääb ära. Vot selliselt võib siis juhtuda. Ja ma mõtlesin jah, et ma ei räägi sellest, et ma hoian selle kõik endale ja ma olen selle läbi üle elanud aga millegipärast viimasel ajal tuleb see jällegi mul nagu meelde ja nagu täna öösel siis tuli see nii, et ma pean selle endast välja rääkima. Aga võib-olla mõtlesin, et okei, võib-olla ma siis peangi ja ma kujutan ette, et noh, suur osa nendest inimestest, kes ma siin ju eriti nimesid ei maininud, ühte nime ainult, et nemad on, suur osa nendest inimestest on surnud ja puhakunud rahus. Mõned paraku ei ole veel surnud, nagu elavad veel ja küllap karma ka nendeni jõuab ja noh, minu asi ei ole kellegi peale viha pidada, ma lihtsalt väldin nende inimestega suhtlemist ja noh, nad on ise tõestanud mulle, kes nad on ja mis nad on ja kuidas on, nii et noh, muid asju ma siin muid asju ma ei hakka siin lagedale tooma, aga see, mis nagu minuga seoses oli, et see, kuidas nagu minu mainet kujundati ja nagu ma ütlesin, jah, lõppkokkuvõttes tuli see mainekujundus mulle kasuks. Ja tänu sellele. Ja võib-olla tänu sellele olen ma ka siia Inglismaale nüüd sattunud ja mis eesmärk, lõppeesmärki see veel kannab. No võt, seda on ka praegu raske öelda, eks ole, et jah, nagu ma mainisin, et nüüd olen ma otsaga paruness on ju ja nüüd ma pean hakkama seda mainet endale kujundama, et kuidas ma sellega hakkama saan, aga ma võtsin selle väljakutse vastu, mida ma küll jah,
see oli ka selline universumi poolt mulle saadetud nagu märguanne, mida ma alguses mõtlesin, see on nali ja see on jama ja et noh, et see, aga kui see ikka pidevalt tuleb ja tuleb ja tuleb, siis ma hakkasin asja vastu natuke tõsisemad huvi tundma, et mis värk see siis on. Ja nii minust siis tasapisi jah, see paruness nüüd sai ja noh, seda tiitlit ei võta mult, see tiitlid jagatakse siin ka kuningliku kuninga või kuningannade poolt, eks ole, aga siis neid võidakse ka ära võtta, on ju. Nagu siin on juhtunud mõningatega, et antakse sulle tiitel küll, aga siis tuleb aastate pärast välja, et sa oled millegagi korda saanud ja see tiitel võetakse sult ära võtta. Minu puhul seda ei saa nüüd ära ka võtta ja see ei ole enam nagu tiitel ka, see on nagu, see ei ole nüüd enam, algselt oli ta nagu tiitel, aga kuna siis mulle anti juhtnööre, mis edasi teha, siis tegelikult on sellest saanud nüüd mu ametlik nimi. Nii et minu ametlik eesnimi on nüüd paruness Meeri. See paruness ei ole mitte tiitel enam, vaid see on osa minu eesnimest. Esimene osa minu eesnimest. Nii et võt selline asi. Nii et maine kujundamine ja mainekujundajatele suur tänu ja ma ütlen, mul on tõesti vedanud, ma olen õnnistatud selles suhtes, et ma ei ole pidanud raha maksma selle eest. Ma olen pidanud lõivu maksma ja tervist on kannatanud ja sellised asjad, aga need on teinud mind veel tugevamaks. Nagu öeldakse, et ega kellelegi ei anta suuremat koormat, kui ta jaksab kanda. No ja ju ma siis jaksasin ja tänu kõigele sellele ma ei oleks täna see, kes ma olin tol ajal. Ma olen võtnud igast asjast mingisuguse õppetunni ja mul ei lähe ühest kõrvast sisse teisest välja, et mul jääb see nagu kõik sinna ja seedi kusagil läbi, et ma olen täna hoopis teine inimene. Ja need, kes arvavad, et teadsid mind 90ndatel ja kujundasid oma arvamuse minust, nii nagu maine kujundasid, nad ei tea sellest tegelikult mitte midagi. Nad ei tea minust midagi, isegi mu lähedasemad inimesed, kellega ma kokku puutusin, sugulased ja tuttavad, isegi nemad, nad ei vaevunud nii palju vaeva nägema, et nad mind tunneksid ja teaksid. Ja tegelikult nagu ma ütlen, et on minu arvamusi, veendumusi on tegelikult mind palju muudetud, aga mõnes asjas ei muuda mind iialgi. Ja see on see, milles suhtes ma nagu võib-olla siis, kui ma nagu mõistuse ära kaotan, siis võib kõike juhtuda, selle eest ei saa garantiid anda. Aga nii kaua, kui mul mõistus on selge, nii kaua ma jätkan võitlust õigluse, aususe eest. Et kui ma näen ikka, et kuskil on midagi viltu, siis ma ei lepi sellega. Kui ma näen, et kellegile tehakse liiga, siis ma lähen appi ja aitan. Tihtipeale on nendest aitamistest mulle ka just nii, et nagu öeldakse, et tee head, saad vastu pead ja on ka seda juhtunud. Aga no mis siis, pea peseme puhtaks ja näo peseme puhtaks ja lähme jälle edasi. Aga võta, need on nüüd asjad, et ma olen paar korda elus on juhtunud küll, et ma olen sunnitud valetama ja siis, kui ma nägin, et sest mul oli häbi õigust nagu ausalt öelda, kuhu ma lähen ja mis ma teen. Ja tänu sellele tekkis mul ka konflikt ühe inimesega, millest ma ei hakka täna rääkima, aga ma tahan lihtsalt seda öelda, et valel on lühikesed jalad ja kui lühikesed olid selle vale jalad ja kui häbi mul pärast oli, sest mul oli suurem häbi, kui ma oleks ausalt ennem öelnud, kus ma lähen ja mis ma teen, siis mul ei oleks nii häbi olnud, kui mul pärast oli, et ma valetasin. Ja siis ma jõudsin järeldusele, et ei, pigem öelda tõde ja öelda, võib-olla ta on natukene teeb häbi või see on ka vale häbi tihtipeale, aga valetama ma ei hakka. Valetama ei hakka ja varastama ei hakka. Vot nii et selline oli siis tänane lugu, mille alapealkiri on siis nagu jutukas Meeri rääkiv raamat mainekujundus. Et seekord oli ta siis sedamoodi ja ma arvan, et äkki ma saan nüüd nendest painijatest lahti ja äkki läheb mul see nüüd kusagile kõva kettal kusagile sinna prügikasti või kusagile, et ta mulle ei tule meelde, eks ole, ja ei hakka mind jälle kummitama, sest ma sain selle nüüd endast välja rääkida. Et see on nüüd see,
mis tegelikult toimus ja noh, kes tahab, usub edasi, mida tahab ja keda tahab. See on igaühe enda asi ja selle video alla kommentaare ma ei oota, et need kommentaarid panen ma kinni. Nii et siin ei ole midagi kommenteerida. Ma ise võin ainult kommenteerida. Ja seda ma ka tegin, eks ole, ma kommenteerisin ja rääkisin, mis tegelikult toimus. Vot niimoodi. Nii et olge kõik terved ja tervitatud ja järgmiste kordadeni ja ma arvan, järgmine kord, mul on üks jutukas on ka veel plaanis, aga see on rohkem luulevormis ja seda ma pean natukene veel töötlema. Aga mainekujundus sai siis täna, nagu öeldakse, purki pandud. Purki pandud ja lagedale pandud, nii et selle laadime siis ilusti ülesse ja nagu ma ütlesin, kommentaarid hoidke endale. Neid ei ole mulle vaja. Kõike head. Ja olge terved ja tervitatud.